Miks naine, kes on sündinud 3., 12., 21. või siis 30. on üksik? No väga lihtsal põhjusel. Sa oled hästi särav inimene, kui sa oled seltskonnas, siis sa särad nii, et kogu tuba on täis sind. Mehed, kes sind näevad, võivad natukene hirmunud olla seetõttu, et sa oled hästi bravuurikas, sa oled hästi jutukas, sa oled hästi veetlev, sa oled väga kaunis ja sinu seltskonnas on väga huvitav olla, aga sinuga on tihtipeale see lugu, et mehed kardavad suhteid sinuga luua seetõttu, et sa oled nagu sa oled suht võimukas. Aga tegelikult sa näitad välja see, kes sa ei ole. Sa tõmbad nagu maski endale ette, sa tahad lihtsalt olla see, ütleme, unistuste sina. Aga tegelikult, kui sa oled sündinud nendel päevadel, number 3 tähendab seda, et sa oled väga-väga hea pereema. Sa võtad kõik enda tiiva alla, sa oled nagu kanaema, nii mehel, lapsed kui kõik, mis kuulub majapidamise ja pereelu juurde. Kuid sinu juures on üks lugu, see, et sa kipud, see on see, kui sa oled miinuses, sa kipud ära kasutama oma meest. Ja loomulikult sul oleks väga suur tahtmine kohe presidendiga abielluda või kokku hakata elama, kellel on juba kohe kõik olemas, kellel on kõik võimalused olemas, kuid see kahjuks ei ole võimalik, seepärast et tihtipeale president on juba hõivatud. No see oli natukene nali. Aga number 3, kui te olete siiamaani veel üksikud, siis noh, küll te aru saite, mida ma siin tegelikult mõtlen. Et võtke 2 sammu tagasi siis, kui te otsite kaaslast ja ärge neid ära kasutage. Lihtsalt olge need, kes te olete, sest tegelikult olete te väga südamlikud inimesed.